Räägime mõne sõnaga lähemalt Human Design keskkonna noole suunast. Ehk siis, kui sa nüüd võtad ette enda Human Design kaardi ja vaatad neid 4 noolekest, mis hõljuvad su kaardis pea ja kroonikeskus ümber ja võtad fookusesse alumise punase noolekese, siis see nooleke on sul suunatud kas vasakule või paremale. Ja seal on üsna suur erinevus selles, kas see nooleke on suunatud vasakule või paremale. Nüüd, kui see nooleke on suunaga vasakule, alumine punane nooleke suunaga vasakule, siis sinu suhe sinu loomuliku keskkonnaga võiks olla järjepidev, püsiv, struktureeritud. Samad kindlad kohad, samad kindlad kellaajad, võib olla alatasa reisimine mingitesse lemmikkohtadesse. Saladuskattel ütlen, et ka sotsiaalmeediasse võiksid sa siis postitada järjepidevalt mingisuguses sulle sobivas rütmis, aga järjepidevus, püsivus, struktureeritus, kord on täiega sinu teema. Parimal juhul sinu suhe sulle sobiva keskkonnaga on mingil moel korrastatud, struktureeritud ja seal on mingisugune kindel püsiv rütm. See võib tähendada ka seda, et sul on mingid omad kindlad toidupoed, jõusaalid, nagu ma juba mainisin, reisisihtkohad, kus sa käid regulaarselt. Ja see tekitab sinu kehas hea tunde. Nüüd, kui su nooleke on suunatud paremale, siis see mäng on mõnevõrra teistsugune, mis tähendab seda, et kõik see, mida ma nüüd eelnevalt ütlesin, mõjuks sulle väga piiravalt. Kui nüüd sina hakkaksid parempoolse suunaga noolekesega pidevalt ainult käima samades kohtades, tegema samu asju, suhtlema samade inimestega, samadel kellaaegadel, see hakkab hullult ahistama ja piirama sind. Su kehal on ebamugav olla. See tähendab ka seda, et võimalik, et sulle võib-olla ei sobi sellised kellaajalised rühmatreeningud, sulle ei pruugi sobida kellaajaliselt tööle laekumine või mingi kellaajani seal istumine. Sinu jaoks võib olla ka tugevalt piirav ja ahistav see, kui sa peaksid hakkama tegema sotsiaalmeedia postitusi nagu kogu aeg, 3 korda nädalas mingi kellaaeg peaks midagi postitama. Sulle sobib kõige paremini selline vaba, voolev ja spontaanne suhe keskkonnaga. Ja see tähendab tegelikult ka sellist teatud laadi kaootilisust või, et voolavust, et sa võiksid süüa erinevates kohtades, anda endale võimaluse seigelda, avastada, proovida uusi asju, tutvuda uute inimestega ja saladuskattel võin sul soovitada tegelikult ka sotsiaalmeedias teiste inimestega virtuaalse suhte loomisel lähtuda enda sisetundest. Postita siis, kui sul on tunne, mitte siis, kui peab. Ja anna märku, kuidas see sulle kõnetas ja kas räägime nüüd kõigist keskkondadest ükshaaval eraldi ka.